Tšauki. No nii, täna on 21. märts. Mega. Ma näitan teile. Kes ei ole veel õue saanud, siis ma ei tea, kus ta on. Oota. Päike pani minema. No kuskil siin. Me tulime õue. Kell on praegu 7:30. Ja ma ärkan tavaliselt mingisugune 5:30, 6. Kas te mäletate seda aega? Ma ei tea, millegipärast tahtsin praegu rääkida. Mul on natuke asja ka ikka, aga ikka natuke ma pean siin plärisema teiega. Mäletate seda aega, kui noorena räigelt tahtsite magada? Ma tean, et praegu ka osad armastavad väga magada. Siis ma mäletan seda, kuidas mu eksam ütles tervitse Tiiule, kui sa juhtumisi seda vaatad. Et no võt, sa oled nii vaneks, kui mina vaatad, siis ärkad ka vara hommiku üles. Ma mäletan, tema ärkas vist kas kell 4 juba üles, siis tegi su tookot. Ma kunagi seal enese arengumaailmas, kui alustasin seda, ma vaatan ikka taha, et see memm libiseks meiega kaasa. Siis seal oli hästi kihvt selline üks teadmine. Siis ma armastasin veel magada vist kas kella 9 või niimoodi. Kui vähegi võimalik oli, siis seal oli väga hea nipp, et kui ärkad hommiku varem ülesse, siis sa saad teha nii palju asju ära. Muidugi pead ka varem magama minema. Et mina tavaliselt lähen 10 paiku juba voodisse. Ja nii edasi. Issand, ma ei tea üldse, miks ma seda räägin. Sellepärast, et praegu on nii mõnus. Selline veitsa karge. Näete, päike piilub siin. Veitsa karge, aga ma olen päris tükk aega juba üleval olnud. Asjad kõik ära teinud, mis on vaja. Natuke rohkemgi veel. Ja jälle tahan nagu, ma ei tea, ma olen tegelikult numeroloog, aga ma kõrvalt kikis kuulan seda astroloogiat ka. Ma tulin siia seda rääkima, sellepärast, et mõned kliendid, siis ma ei hakka nimesid nimetama. Ehk siis need suulised kliendid, kes mul on olnud, ma olen neile öelnud, et kui midagi elus on, tahavad jagada, aga justkui ei taha kellegagi jagada, aga justkui tahaks kellegagi jagada, no läks segaseks, on ju. Siis nad saavad seda minuga teha. Ja võt, siis on ausalt öeldes tulnud mingisugune, kui ma nüüd ei eksi, kas äkki 5 kliendilt vähemalt, et kas see, mis praegu toimub, on normaalne. Ehk siis segadust palju ja tunded on laes, siis on jälle maas. Ja no võt, kuulake seda Lea Adrikorn. Teist perekonnanime ei mäleta. Noh, Leaga tehtud seda videot, podcasti. Siis seal ta natuke räägib, et kuni 20. märtsini mina teadsin, et lõpeb kõik ära. Issand, ma natuke olen siin nii mõnus. Tegelikult on mingi 0 kraadi. Et 20. märtsiga lõpeb ära, aga tead, Lea lohutas, et alles 20. aprilliga lõpeb ära. Nõksu veel. Soomlased ütlevad loppukiri. No võt, et siis selles suhtes ei ole midagi, paremuse poole liigume kogu aeg, et kui te olete tundnud, et kuskilt nagu miskit pidurdab, minul ka üks asi pidurdab siin. Eil oli justkui nagu üks lootus, elukaaslasega juba õnnest nutsime siin ja siis see lootus läks ka kohe mingi hetkega ära, tuli hoopis teine vastus sinna ja oligi kõik pihuks põrmuks, siis ma ütlesin elukaaslasele ka, et säilitame seda head tunnet, mis meile tekitas sellist rõõmupisarat. See oli nii hea tunne, täitsa lõpp. Ma ütlesin, et nüüd me elame selles tundes. Et see, mis selle pihuks põrmuks tegi, siis seda me endale ei luba sisse. Võt. Ja kui sul on seesama situatsioon, ma ei hakka rääkima, mis asi see on, aga noh, need tunded on kõigil siin õhus. Võt siis praegu tekitage endale seda head tunnet, et kõik on justkui lahenenud. Ja see enam lõputu õudus ei kesta kaua. Ma tean, et väga paljudel on siin ka hinged kinni kuidagi. Nagu tundub, et kogu aeg midagi venib ja justkui nagu peaks minema ja ikka ei lähe ja see on kõik mööda minev. Et kellel on eriti neid 10 seal, kes on seal 10. päev sündinud oktoobrikuus, siis ja kellel on 7 seal palju, siis ka teadke, et kõik on millegi jaoks hea. Ma olen peaaegu kindel, et 98% inimkonnast on 10 ja 9 sünnikaardis. Nüüd ma tegin ühe lisa ringi, vaatame, kas memm tajub ära. Memm jooksis eile täiega kokku.
täitsa pekkis, kuidas jooksis kokku. ta müüa nagu terav pliiats aeg-ajalt, eriti metsas, kui ta saab nuusutada palju, aga eile pani lihtsalt kuhugi, mis on maha langenud kuuse poole hakkas kõndima ja jäi sinna kinni. vaatame, näete, Lissu. ahah, näete, otsid mind, siin olen. tal on vaja minu keha näha. küll piisavalt suur peaks nägema, no nii vaatame teiega koos. ma pean vahepeal vaatama silmad kukla taga, nii nagu matemaatikaõpetajal või kirjandusõpetaja, ma ei mäleta, kellel seal olid. nii, ja siis see asi, mis me nüüd Tiiuga ka eile rääkisime, et soovitan vaadata. Tiiuga tekkis meil tegelikult eetriväliselt ka üks hästi huvitav idee. vaadake kindlasti seda videot ja kommenteerige sinna. Ma olen nii tänulik nendele podcasti külalistele ja eelkõige ka tegelikult teile, kes te soovitate külalisi ja teile, kes te ise olete minuga ühenduses olnud, et te soovite tulla rääkima. no näiteks Marianne lugu ka, enne kui ma lähen. oota. Lussi peab minema. Lussi on see noor tüdruk, temal on kogu mets on tema oma. tule nüüd, Lusku, tule. ma näitan teile, ma näete, seal ta on. tema peab täiega teise kohta minema. vaata, memm on eksinud jälle. Vist ei olnud, näed, paneb minema. no nii, lähme järgi. hei, Lissu. op, opsti, näete, oba, kätte sain. nii, Lissu, lähme sinna, lähme, tule. Lissu, tule. hästi huvitavalt tal see süsteem töötab. Näed. nii, oota, kuhu ma jäin? Marianne. ja Marianne tuli siis minu ellu selles suhtes ka väga kummaliselt. tere. ja no näed, memm on järgi. siis tema on lihtsalt inimene, kes on elanud hästi suure asja oma elus läbi ja leidis mu tegelikult selle YouTube'i kanali kaudu numeroid in keeli. ja noh, eks ma ei ole mingi täiuslik soomlane, et sai aru, et ma olen eestlane. kirjutas vist küll mulle äkki esimest korda soome keeles, ma ei mäleta. no vot, aga lugu oli nii mega, et kutsusin teda nii Soome kanalile vestlema. mida äkki närva, siis kui mul tulevad külalised sinna, siis on nii, et vist 3 videot olen Soome kanalile teinud, nii et 2 eestlast räägivad soome keeles. ja aga päris hea vastukaja olen alati saanud, nii et ei ole hullu, nii et sina, kes sa ka mõtled, et mis nüüd mina ja ma ei oska ja et tema oskab nii hästi ja teate, ärge hakake sellist juttu rääkima endale, hakake lihtsalt katsetama. mina olen nii pikalt rääkinud endale seda valet juttu, uskunud ka sellesse veel. ja see periood ka, kus praegu on niimoodi, kuigi mina ise tajun, et see on nüüd möödas, loodan, need rasked ajad, siis oi, kus ma ikka endale nii hästi oskan valetada, et ma ei viitsi ja siis ma ei taha ja ma olen nii väsinud ja siis teate, ma sain sellest aru, mida rohkem sa endale ütled, et ma väsinud, seda rohkem sa väsinud oled. et mul on antennid püsti, no las need olla. nii, aga veitsa sellest edukuse koodist ka. edukuse kood, miks ta tegelikult välja on mõeldud? sellepärast, et sealt saaks hästi kiiresti informatsiooni inimeste kohta. ma tahaksin teile rääkida niimoodi üleüldist informatsiooni, mida te olete tegelikult hästi palju juba kuulnud, kes on siin kanalil pikemat aega. et kellel on neid 2 ja 6 seal, oled sa siis mees või oled sa siis naine, vahet ei ole, siis teil on hästi palju tundlikkust. ja teil on ka selliseid asju nagu, mis on siis kaassõltuvuseks, äkki nimetatakse üldse sõltuvuseks. ja te hästi palju madaldate ennast selleks, et teistel hea oleks. siis see on nüüd see periood, kus enam ei ole vaja seda teha. ahah, memm kihutab, väga hea. et lõpetage kohe ära. ja, aga teate, seal on veel üks number, mis trigerdab täiega, on number 3. ja number 3 on ka selline sunnik, et kui sul on edukuse koodis number 3, siis sul on kogu aeg nagu tunne, et sa pead perekonna eest mingit ülesannet kandma ja kuidas nad saavad ilma sinuta hakkama ja kogu aeg on mingi selline, et mina pean, no ei pea mitte midagi. miks ma seda räägin, sellepärast et
mul on endal see üks number 3 seal ja kurjum, kuidas ta triardab kogu aeg. Et selles suhtes, et kogu aeg on tunne, et sa pead kõiki päästma. Noh, mitte kõiki siis, aga eelkõige siis oma lähedasi. Ja siis sa näed mingeid vigu, siis sa tahad kontrollida ja tegelikult see kontrollimise number tuleb üldse veel 8, kui küll 8 seal on. Ja ma hakkasin mõtlema siin juba eile, issand, tüdrukud jooksevad räigelt, siin on keegi olnud. Et hakkasin mõtlema seda, et palun võtke seda edukuse koodi analüüsi, mis te olete kõik seal saanud. Mitte kõik, no enamus on saanud. Võtke seda ikkagi tõsiselt. See ei ole nagu niisama. Seepärast, et need numbrid tulevad teil sealt sünnikaardi nendest tippudest, pentagrammi tippudest ja need on teie kõige olulisemad numbrid, ehk siis seda saab ka arvutada sealt kodulehelt, esilehelt on selline arvutus, aga ma nendest arvutamistest olen ka nii palju rääkinud, et need vaadake teisi videoid, kus on võib-olla pealkirjaks seal olnud edukuse kood, et ma räägin nii palju nendest asjadest. Ja muidugi see, mis me hullult armastame, on see, et enda kohta need head asjad vaadata. Aga mina ütleksin, et nüüd oleks aeg äkki hakata tegelema nende miinuspooltega. Miinus ei tähenda, et sa oled paha inimene. Miinus tähendab see, et kui sa veitsakene neid tuunid üles poole, seda paremaks sul läheb see värk. No ja uskudes siis seda Lea juttu, mina usun, ma ise jälgin astroloogiat suht palju, on mul jäänud kuidagi osad inimesed, keda ma olen jäänud kuulama. Eks ma kuulen hästi palju venekeelset materjali ja seepärast, et mu koolkond on ka, numeroloogiline koolkond on venekeelne. No võt siis seal nad räägivadki sellist asja, et 20. märts oli see esimene, mis me pidime ületama ja 20. aprilliga peaks kõik olema kukki-mukki. No võtta, aga see ei tähenda seda, et käed rüppes nüüd jääme ootama, eks ju. Me peame kõik tegema midagi. Ehk siis kellel on ühtesid hästi palju edukuse koodis. Kas palju või üks? Üks tüdruk paneb mul minema seal täiega praegu. Tema ongi number 1. Lussu! Lussi sünnipäeva ma vaatasin, ta oli vist 25 äkki. Ja teate, memm on meil 19. Nüüd ma jälle hüppan kohe edasi nagu oma jutudega, aga edasi-tagasi, kes on siin pikalt minuga olnud, siis te saate juba aru, et ma olengi selline hüplev konn. Ma lähen kohe tagasi selle ühe juurde, aga jaa, teate, isegi loomade pealt on hästi mõnus vaadata, kuidas see numeroloogia töötab. Võt, näete see 27, minu meelest oli 27, Lussi olid 27 või oli 25. Et pole 7 ja 9 tulevad mõlemal puhul kokku, aga ta on hästi uudishimulik. Ma arvan, ta on pigem 25, et minu gruppi sattus ta. Ta on hästi selline tundlik ja tahab kõike teada ja aga memm on 19, tema on meil täiega pomo. Tema ütleb, kuidas asjad käivad. Ja siis, kui tema ei saa seda, mida ta tahab, siis ta näitab hambaid. Võt, mina olen ainukene, kelle ta hambaid ei näita, aga poistele näitab ta alati. Kui poisid tahavad teda sülle võtta, siis ta muidu ei näe, ei kuule mitte midagi. No võt, lähme siis edukuse koodi oota. Ma luban, et ma nüüd püsin kogu aeg ree peal. Ja ma tahtsin seda ütelda, et kellel on edukuse koodis ühtesid, minul seda ei ole, siis teil on lausa isegi kohustus võtta mingisugune projekt ette ja hakata seda vedama, ükskõik mis see ka ei oleks, on see siis kodus mingi asi, on see töö juures. Ja ma räägin hästi üleüldiselt. Ma ei hakka rääkima, kus kohas see asetseb, sest muidu see kinopilt ei saagi otsa meil siin. Siis teil number 1 on vaja võtta see asi kätte ja on vaja hakata delegeerima. Ehk siis sa peaksid olema juhtival positsioonil pigem. Et see, mida ülesesti number 1, kui sul on edukuse koodis, sa kipud tegema, on see, et sa kamandad, siis sa ei usalda, siis sa teed ise kõik asjad ära. Ja siis sa oled veel nagu mitte rahul ka sellega, et issand, kui hea, ma soojendan käsi natukene. Oled veel nagu mitte rahul sellega, et teised sul appi ei tulnud, kuigi sa pole isegi kutsunud mitte kedagi. Kes see teab seda, et ta peab appi tulema? Kui sa pole öelnud. Siis kui teil on number 2, siis teil on hästi hea diplomaatiline oskus. Teil on väga hea see kurguchakra, teil on see juba arenenud sünnist saadik.
kurgutšakra tähendab seda, et te peaksite rääkima, te peaksite suhtlema rohkem. Tihtipeale, mida te ei tee, on see, et te ei suhtle, te hoiate enda teada asju, tunnete ennast süüdi. Kes mind tahab või kes mind kuulab, mis minu arvamus ja see, et üldse rääkida midagi või kellelegi kuskile esineda või oma teadmisi edasi anda, siis palun siis alustage nende asjadega kas või väiksele seltskonnale, nii nagu mina alustasin oma numeroloogiat. Mul ei ole 2 küll, aga mina hakkasin oma lähedastele rääkima ja siis kogu aeg kuulasin ja mõtlesin, mida nad ütlevad, et kõik töötab nii hästi. Issand jumal, kui lahe aparaat see on, see numeroloogia. No vot, ja siis oli see, et kui nad jälle pere kokku kogunes, siis ma nägin nende pilkudest, et nad olid täiega väsinud minust. Mul ei ole küll 2. Ma ei tea, miks ma tahtsin siin ütelda, 2-del on veel suurem omadus väljendada ennast kui siis number 3, mis mina hakkan ka rääkima, sest mul on number 3. Aga 2-le on see, et nad hullult vähendavad ennast, et ärge tehke seda. Kui sul on 3 edukuse koodis, 1 või rohkem, siis tähendab seda, et sa oled selline särav inimene, kes paistab kohe silma oma jutustamistega. No kes on vestlusjutul käinud, siis te teate, mõned on mulle öelnud, et ma sobin väga hästi stand-up koomikuks. Mulle meeldibki hullata nende numbritega, seepärast, et see numbrimaailm on nii lõbus minu meelest, et mulle ei meeldi seda üldse siis tõsises toonis tuua, et pigem kõik see elu on üks suur seiklus. No vot, ja 3-del ongi see hea omadus. Nendele ka lava sobib väga hästi. 2 ja 3 mõlemad on esinejad. Peaksid siis olema. Eks miinuses on muidugi see, et te kas sukeldute koju oma kesta, oma perekonnale, alistute, ka kaassõltuvus on 3 täiega olemas ja tunne, et sa pead kõikidest vastutama, kõikidest ära tegema. See on nendele ise tekitatud mõte. Mina võitlen sellega kogu aeg ja ma hullult tahan, et see jama lõppeks minu peas ära. Sest isegi lapsed ütlevad, aga emme, sa ei pea meie eest vastutama. Ja siis ma ütlen, et kurinahk, aga ikka ma mõtlen seda asja enda peas välja. Mul täiega see trigerdub. Ja 3-ga ongi see, et tuleb leida see tasakaal kodu ja töö vahel. Et lihtsalt mitte nii hullult sukelduda töösse või siis nii hullult sukelduda kodusse, et seal peab olema seda ja teist. Ehk siis see, mis ma ise olen aru saanud, on vaja tekitada see päevaplaan. Ma ütlesin elukaaslasele ka, et ma luban, et ma tekitan nädalasse 2 päeva vähemalt, kus ma ei tee tööd absoluutselt. Mul on selline aparaat siin 2 kõrva vahel, mis kogu aeg mõtleb nende tööasjade peale, kogu aeg. Nii kui ma ärkan, nii kohe hakkab pihta. Ja ma lähen magama selle mõttega, et mis ma homme veel teen. Või mis ma täna ära ei jõudnud, siis ma veel kirjutan üles ka endale asjad. Kes seda Tiiu Tarut kuulas, siis temal on see sama värk, et ta ütles, et tal on selline nimekiri asjadest, mida ta tegema peab, et ohoh. No vot, kas sul on ka? Jaga. Kas sa kirjutad üles neid asju, mida sa tegema peaksid? Ja kas sa kriipsutad maha neid, kas sa kirjutad uuesti ümber selle lehe? Sest teate, mina panin tähele, sest kui ma seda ei teinud, siis maiga läksin täiega lappama. Võt niimoodi, et minule meeldib, muidugi aeg-ajalt ma olen laisk. Aeg-ajalt mul ei ole seda paberit üldse. Ja siis ma jälle võtan kõrvast kinni ennast ja mõtlen, et Eriki, kui sa nüüd ei tee seda paberit, siis sul jääb jälle kõik lappama. Nii, vaat see on see 3. Ja 3-ga on ka see lugu, et kui vähegi võimalik, siis palun rääkige oma asjadest, mida te teete, mida te armastate kõige rohkem, siis üldsusele rohkem välja. Mina olen seda kuni siin, enne kui numeroloogiasse tulin, siis väga väikestele ringidele üldse oma asjadest rääkinud. Koristusäriga läksin küll suuremasse, aga seal ma teadsin seda, et ma kannan täiega maski. Ja minu hingemissioonis ei ole maski kandmine lubatud. Vaatsin numeroloogias, ma olen see, kes ma olen. Ilma maskita. Ja nagu ma ütlen, et minu kanalil olemine on vabatahtlik, et kui ma lihtsalt ei meeldi, siis ei ole mitte midagi teha.
vot nii. Et lähme number 4 juurde. Teate, number 3-ga ka veel üks asi, et kui teil on 3-sed, siis see alati viitab sellele, et kuidas teil on suhted emaga, vanaemaga, tädidega. Et seal on vaja leida see niinimetatud andestuse nupp ülesse, armastuse nupp, eelkõige ainult iseenda jaoks. Ükskõik, kas on mees või naine. Ei tohi sõltuda emast, seal on see värk. Nii, 4 on siis see, kui sul on 4-sed 1 või mitu, siis see viitab tavaliselt sellele, et sa oled räige töörügaja. Ja no kui 3 hoolitseb teiste eest, siis teate, number 4 teeb seda veel rohkem. Ja number 4 on tohutu kontrollivajadus, õnneks 3 ei ole nii palju, aga ikkagi on selline armastuse kontroll. Aga kurju, kuidas ma selle ka, ma kogu aeg saan aru, kuidas ma jälle tahan teada mingeid asju. Et kuidas nad ilma minut hakkama on saanud. Täitsa pekkis lihtsalt, kui trigger mu sees on. Aga õnneks nüüd ma juba saan sellest kinni. No näete, jah. Aga number 4. Kui sul on neid palju, siis sa tahad, et kõik oleks nii, nagu sina tahad praktiliselt. Sa oled täielikult ideede generaator. Sul on väga hea intuitsioon, hullult hea kõhutunne või ma ei tea, kus teil see tunne on. Ja te tunnetate kõik asju ette, isegi ainuksi seda, et mõtled mingi inimese peale, ta juba helistab sulle või ta on kirjutanud sulle. Saate aru, kuidas teil kõik töötab, jah? Ja kui sa veel kahtled endas, siis palun hakka seda tunnetama, hakka seda võimendama. See on plussi täiega seisma, nagu keegi oleksin minu metsas, saate aru, jah? Ma ikka naeran alati, selle peale eile oli nii soe õhtu, siis oli nii palju rahvast metsas. Ja see jumal tundub, et nagu kogu Helsing oleks siia Tuusula metsa tulnud. No vot, siis number 4 on see lugu. See ei pea kõikide inimeste eest asjad ära tegema. No mitte kõikide inimeste eest, aga üldjuhul mida te teete on hakata selle oma laste eest tegema, meeste eest, naiste eest. Sõltub, kas sa oled mees või naine, kes sa kuulad. Siis lõpeta kohe ära. Ja see kontrollivajadus, teate, siis kontrollivajadus on selline väga õhkõrn tunne. Ma enda sees ju tunnetan, vaata seda ka. Kuna 3 teeb ka seda ja 8 minu sees. Just see sama tunne, et kui sa mõtled, et ei tea, kuidas tal läheb. Aga sa ei mõtle seda sellega, et helistaks talle. Aga sa mõtled, et ei tea, kas tal see asi on tehtud. Ei tea, kas ta kuulas ikka seda, mis ma talle soovitasin või. Vaadake, et need asjad täiega trigerdavad. Et need asjad tuleb ära pullida enda tervise nimel. Eriti, kellel on neid 4-sid seal rohkem kui 1, siis teil tekivad nende muretsemistega ja kontrollimiste pärast ja vastutuse võtmisega tohutult sellised kummalised haigused, mida arst ei saa aru, miks sul need on, kus need tulevad. Vaat eriti, kui sul on seal 4, on edukuse koodi ees või siis kõige viimane number. Et need on sellised tundmatud tüübid arstide jaoks ja nad võivad panna vale diagnoose, kommenteeri siia, kas sul on seda juhtunud ja nii edasi. Teile sobib rohkem selline meditsiin, mis on issand, kuidas nad ütlevad, idameditsiin või? Läänemeditsiin on see arstiteadus vist äkki või? Ma siin kogu aeg õpin, ega ma mingi ka terapliiats igas asjas ei ole. Ühesõnaga sellised asjad, vaata, mis on sellised ebatraditsiooniline meditsiin sobib 4-dele hästi. Nii, memm püsib reel. Siis, kellel on 5 palju, siis 5-ga on see, et te olete tohutult liikuvad. See on selline tunne, nagu oleks mingi loom meil tee peal. Oota, ma vaatan. Kell on nii hommiku vara, vaata, me tuleme segama. Ja see on ikka oks. Täitsa nagu oleks kitsemoodi, aga ei ole. Teate, see on üks kitseparv. Ma hakkasin kohe sosistama. Eile me elukaaslasega ka käisime jalutamas, siis me nägime ühte. Tere. Nägime ühte kitseparve. Nii, oota, kuhu ma pidin minema? Viide. Tuleb pikk video. No võt. Teate, kuidas ma naudin täiega olla metsast, siis kui inimesi veel ei ole. Eriti laupäev ja pühapäev on selleks hästi ideaalsed ajad, sellepärast, et inimesed armastavad kaua magada. Vot, nüüd ma saan oma eksamast väga hästi aru. Nii, 5. 5, mis siis? Siis 5 on jah liikuvad ja 5-ga on see, et nad on hästi head suhtlejad. Aga te peategi liikuma, te peategi suhtlema, aga siin on vaja siis see asi, et te tõmmake rohkem fookusesse oma tegevusi, oma asju. Ja 5-st räägitakse ka sellist asja, muidugi jälle natukene sõltub, kus kohast edukuse koodis teil on. Siis räägitakse, numeroloogias räägitakse seda, jah.
et nemad on hästi orienteerutud rahalise sissetuleku peale. Ärge võtke nüüd isiklikult, kui sul ei ole seda, ma räägin hästi üleüldiselt. Ma tean ka, kellel on number 5 seal, kes on 5. päeval sündinud näiteks maikuus ja kuskil on ka 5. Saanegi ma pole aru saanud, et ta raha taga ajaks. Aga on ka selliseid täpselt samasuguse sukuse koodiga, kes täiega ajavad raha taga ja teevad mesimaguse näo sulle ette, täiega hoolivad sinust, aga tegelikult vaatavad, millal nad vaiba su alt lihtsalt ära sikutavad. Ka sellistega olen kokku puutunud. Vaat nii, et see info on üleüldine. Et viites öeldakse niimoodi, et vaata, kuna nemad on 1-9 seal keskkohas, et nendes on täpselt 50% naiselikust, 50% mehelikust. Ja nad on hästi sellised hea intuitsiooniga ka samamoodi, kui nad ainult ennast kuulaksid, sest neil tõmbab vaimse poole väga tugevalt, mõnel rohkem, mõnel vähem. Aga neil tuleb see mõistus sinna vahele ja nemad peaks ka leidma selle materiaalse vahel nagu see tasakaalu. Et nii kui nad tunnevad raha lõhna, siis neil see vaimsus hakkab ära kaduma. Vot, aga nendel on ka see lugu, et nad teavad nii palju, nad oskavad nii palju asju ja neil oleks vaja fookust tõmmata maksu 1-2 asja peale ja tegeleda sellega. Ja see, mis ma soovitan neile, on see, et tegeleda kas või coach imisega, siis koolitamisega, see on üks ja sama mentorlus, vaimne mingisugune juhtimine ja see, et kui sa veel alahindad ennast või siis kujutad ette, et sa oled selline maailmanaba, kes teab kõike, on ju, siis lihtsalt seda ego värkiga natukene tõmba tagasi. Või siis see, et pumpa endasse seda usku, et sa suudad, sa saad hakkama. Ja see, et see info, mida sa kogu aeg taga ajad, siis lihtsalt ütle endale, et ma juba tean ja hakka pihta. Sest te olete fantastiliselt targad inimesed ja te teate nii palju asju, nii palju teadmisi, aga teil on kogu aeg tunne, et nagu te teate veel vähe, teil on vaja veel juurde. Nüüd lihtsalt ma ütlen teile, et aitab küll, hakake oma teadmisi edasi jagama. Näete, ma nagu väikse pagana sarvet siin peas. Nii. 6. Teate, kui hea lõhn on praegu? Näitan romantikat teile. Metsaromantika. Teate, jah? Mega. Hea lõhn on see, et keegi on pannud kamina käima. Mul elukaaslane tavaliselt paneb. Tema praegu põõneb. Tema oskab nädalavahetustel kauem magada, mina ei oska. Siis ma lähen alati hiilides välja, siis ma annan tal magada. Vot, kas teil on ka niimoodi? Kommenteerige. Näed, Rossi leidis jänese papulad, tõmbab kerrenemad. Vot, nii ongi. Ja sööb täiega praegu. Ja tema on selline tüüp, kellel, ma ei tea, kas te näete, otsi, kus on Rossi. Näete, üks elukas on seal ja sööb jänese papulaid praegu. Ja tema peale seda siis tal kõht täiega hakkab valutama. Aga ma ei tea, miks nad söövad. Kes teab jänese papula söömisest rohkem? Kui koerad söövad seda, et mis asja see tähendab? Rossi näita. Rosku, palju sul on neid? On nüüd süüdi ka natuke ennast või? Oi, ongi, sul on tõesti pesa neid papulaid. Oho. Sind küll. Nii, lähme kähku 6 peale. Teate, mu kodu juba paistab, ma jälle venitan kummi. Tuleb nii välja. Ja, number 6 on siis need, kellel on hästi hea selline psühholoogiline tajumine juba sündidest saadik. Nad on väga head diplomaadid, väga head arusaajad ja nendel on siis ka see kaassõltuvuse mitte probleemid, aga ikkagi väljakutsed, ütleksin niimoodi. Ja tihtipeale nad panevad teisi esimese kohale, ise on alles seal 20. võib-olla. Nad tahavad hästi palju teha teiste jaoks. Samas on nad inimesed, kes kui inimestega kohtuvad, siis nad kohe hakkavad nägema nendes head. Ja pärast pettuvad tihtipeale. On muidugi 6, kellel on siis edukuse koodis 6, kes on hästi omakasupüüdlikud, ka neid on olemas. Ka tunnen selliseid, et alguses näitavad, et on hästi kihvtid, kõik on hästi tšiki-priki, hästi sümpaatsed. Ja siis ka mingi hetk, sa saad aru, et neil on enda naba kõik olulisem. Et jällegi, see on hästi üleüldine informatsioon, ma tuletan veel kord meelde. 6 on see lugu, räägime siis seda
seda versiooni, mida tegelikult suurem osa kuusi on, kellel on siis kuusi edukuse koodis, kuidas see trigerdab, on see, et sa väga palju hoolitsed teiste eest. Et sul on vaja rohkem enda eest hoolitseda. Ära kogu aeg uuri ja puuri, kuidas teistel läheb. Ole iseendaga, uuri, kuidas sul läheb, on ju? Oi, kuidas kuutel see trigerdab. Ja nad on veel sellised, kellel kuusi on palju, eriti seal eesotsas, siis nad on veel ka sellised väiksed külavanemorid. Noh, mitte siis heas ega halvas mõttes, aga või vanamehed, ma ei tea, kuidas öelda. Nad alati tahavad teada, kuidas teistel läheb ja siis nende juurde tuleks veel rääkima tihtipeale oma muresid ja siis nad võtavad nii südamesse ja hakkab ka rohkem ennast hindama. Tegelikult, kellel kuusi seal näiteks tagapool on, kellel enesehinnanguga hästi palju probleeme, siis kritiseerite ennast, võrdlete ennast teistega ja nii edasi, et tegelikult õpib lihtsalt armastamise ennast. Seda on mul lihtsam ütelda, kui teil teha, ma arvan. Mul leidub ka ikka kuusi kuskil. Mul õnneks neid vähe, aga ikkagi sünnipäevas juba 16 trigerdab täiega. No võt. Nii, meil on pidurid peal. Kellel on 7 palju? Jee, tõstke käsi, mina tõstan. Mul on 3 7. Tohutu liikuv aju. Tohutult. Ja ma enne sellest aru ei saanud. 7 peab tegelikult jõudma sinna, et hästi sarnane nagu 5-ki. Nad õpivad hästi palju, uurivad hästi palju, teavad hästi palju. Kogu aeg tundub, et veel peab saama teada. Siis siin on väga kuum soovitus, ise praktikas olen selle läbi elanud. Mul on 3 korda 7 seal edukuse koodis. Palun hakake õpetama teisi. Hakake oma asjadest rääkima. Te teate nagu paganama palju. Teate, memm paneb minema. Op. Oodake. Pean pidurit panema. Oota, memms. Issand, mis kima mutte. Teate, kui huvitav on. Siis kui memm saab aru, et me oleme kodus, siis peab täiega minema lihtsalt. Ma saaks natukene, mul on veel mõned numbrid rääkima, et ma natuke pikendan siin. Ja, ehk siis 7-ga on see lugu, et nad kolivad ka suht palju. Sõltub siis, kellel kus on see 7. Ja kolimine on teile selle jaoks vajalik, et te transformeeruksite. Ja kui tundub, et sa ei taha enam või mida iganes, siis järelikult universum annab sulle võimaluse, kus sa jällegi õpid nullist midagi ehitama. Ja sa ei pea seda niimoodi mõtlema, et kurja, miks jälle minuga niimoodi on. See ongi sinu ülesanne. Sa transformeerudki kogu aeg. Et jälle uus asi ja 7-tel ma tahaksingi ütelda seda, et palun lõpetage see enda vähendamine. Et sa ei oska, sa ei tea, sa pead veel tegema midagi. Teate, kui palju ma koolitustel käinud? Ma ei kaetse muidugi mitte ühtegi. Aga mu sees on juba ammu mingi kas 6 aastat tagasi röökinud mingi teadmine, et ma tahan hakata edasi õpetama mingeid asju. Mitte õpetama konkreetselt nagu õpetaja, aga siis pigem nagu jagada oma teadmisi. Ja siis ma mäletan nii hästi, mingi 6 aastat tagasi vist äkki ütlesin ka pojale, et tead, et ma tahan nii hullult nagu rääkida kellegile, nagu, aga mitte ainult teile, aga kellegile nagu edasi mingitest asjadest. Siis mu poeg ütles ka, et ma tegin isegi proovivideo ja siis ta ütles, et ma ei ole enesekindel, et ma pean arutama veel. Okei, siis ma arutasin. Ja siis ta ütles, tead emme, et aga sul võib olla mingi üks asi, millest sa räägid. Et ma rääkisin siis nagu nii paljudest asjadest, et mitte keegi sest aru ei saa. No võt, jälle siis mina ütleksin seda, et hakake kuskilt pihta. Mina arvan seda, et ma tegin siis väikse vea, et ma kuulasin pigem teisi kui see, et ma oleks pidanud oma südame häält kuulama. Aga noh, vähemalt ma ikkagi nüüd hakkasin seda tegema, nii et ma saan endale anda suure medali. Ja nii nagu Tiiu Tarut ütles, et ta on 6 aastat juba olnud YouTube'i maailmas, mina olen siis üle aasta, nii et teile kõikidele tellijatele, kes te olete kanali tellinud, kes te olete klubis ja samas ka see, et teie, kes te käite siin lihtsalt vaatamas ja ei ole otsustanud, kes tellida. See on täiesti vabatahtlik. Nii, 7-ga on jah see, et hakake jagama seda, mida te teate. Ja kui te puurite igal pool siit-sealt riiki, siis palun võtke fookus. Et üsna sarnane sellele 5-le, kuid siin on veel üks väike nüanss. Kui te tunnetate asju ette, kui te tajute mingeid asju ette, teil on tohutult kõrge intuitsioon ja teid tõmbab sinna voodoo maailma. Noh, ma jälle ei tea, ma ei oska seda paremini öelda. Mul on õudselt palju seda kommenteeritud, et miks sa kasutad seda sõna. Mina selle asemel mõtlen tegelikult selle voodoo all seda, teate,
vaimsust, esoteerikat, kõik sellist maailma. No mina ei tea, igalühel meist see 7 ju trigerdab erinevalt, eks. Mina olen tarokaartides olnud, siis on numeroloogia, mida on taksoloogia huvitanud ja nüüd ma olen suht kindel, et ma võtan mingi aeg juurde ka mingeid asju, aga seda mitte nüüd kohe. Vot. Muuseas ma siinkohal ütleksegi, mul neid 7 on, vaata, et siis see, et on viimane vestlusõhtu tulemas 31. märts, ma tahaksin ise ringi teha. 31. märts ja siis see on stuudios Kirilind. Kulge, võtke osa. Ja siis lõpevad need vestlusõhtud ära praeguseks vähemalt. Siis naudime suve, vahepeal mina oma kanalit kuhugi ära ei kao. Tuleb põnevaid külalisi ja kui sa tunned, et sa tahad külaliseks ise tulla, võtta siis nööbist kinni, kirjuta mulle. Ja soovitage mulle, keda kutsuda. Ja nii ongi. Ma sain jälle hästi vahva podcastis osalemise kutse. Kirjavahetus käib, aitäh. Tulen hea meelega. Eestikeelne tuleb see. Et siis tulete kuulma nägema. Ja nii nagu te olete aru saanud, et siis need klubilised saavad tavaliselt selliseid väärtuslikke materjale natukene varem näha. Ja nii ongi. Ja klubilisus on hästi vabatahtlik. See on pigem selline sümboolne selles suhtes toetus siis minule. Ja see on YouTube'i enda välja mõeldud süsteem. Tema võtab sealt oma nutsu ära. Ja see toetab siis minu kanali elu, ütleme niimoodi, et ma saaksin inspiratsiooni. Aitäh teile kõigile usalduse eest. Siis nüüd, mis toimub veel aprillis, kooli tegemine on täies jõus. Sellega ma arvan, et ma saan valmis, teate, see ei lähegi nii kiiresti, kui ma arvasin. Et ma arvan, et sügise poole tulete sellest kuulma, võib-olla siin ka juba suve poole, aga see kool on suht sisu materjalide suhtes ja seal siis tõsiselt on vaja õppida. Ja nii nagu ma ütlesin, pilootprojekti mult on ka võib-olla maks 10 inimest. Vaatame, kuidas seal läheb meil ja nii edasi. Ja siis tulevad nüüd teatud koolitused, 2 koolitust tulevad välja. Et kui koduleheküljel olete harjunud sealt vaatama vestlusõhtute seda kohta, siis sinna tuleb ka selline koolituste osa. Ja need koolitused tulevad siis Venta kaudu välja. Siis seda kaudu ma hakkan seda tegema, mitte tegema, Zoomi kaudu teen. Müüki panen siis Venta kaudu ja siis sealt te saate ka infot ja saate, ma niikuinii hakkan sellest rääkima. Vaat. Ehk siis eelnevalt siis annan teile teada, et see sama edukuse koodi kohta, kuidas seda endal välja arvutada ja nii edasi, annab rohkem materjali seal ja siis ka see, et milline amet sulle sobib ja vaatame seal ameteid konkreetselt arvutuste järgi ja siis kuidas elude number veel mõjutab seda valikut, seepärast, et seal sellises koolituskursus, mis ta nüüd ongi, on ju, seal ma ei saa teile kõigile seda hingemissiooni arvutust välja arvutada, seepärast see võtab rohkem aega, et kes juba teab, kes on saanud oma analüüsi, siis ka soovitan ka teil tulla, seepärast, et see värskendab teil mingit mälu, aitab natukene atra seada. Nii, lähme 8 juurde, kellel on 8 edukuse koodis. Siis teil on nüüd see lugu, et raha armastab teid, karma ka armastab teid täiega. Kui te ikka midagi väga valesti teete oma elus, siis te saate ikka täiega vastu pükse, täiega. Olen enda elus seda mitu korda kogenud, selles suhtes, et mul on 8 täiega olemas ja see on mu elude number ka. Ehk siis, kui ikka midagi väga valesti teed, siis palgapäev on tulemas. Kui teed midagi väga õigesti, siis sa saad ka selle palka. Aga mis tal siis on head ja vead? No hea on see, et sul on siis sisse kirjutatud, et sa saad raha, kui sa teed seda asja õigesti. Ja mis on õige siis 8? 8 on see õige, kui sul on tasakaalus vaimsus ja materiaalsus. Siin on väga oluline, et sa lähed kõikuma. Ei tohi olla siis 100% vaimne ja ei tohiks olla 100% materiaalne. Ja võt nii, kui seal läheb nagu see asi kõikuma, siis ongi kõik. Vene keeles on üks väga hea ütlus, aga ma ei ütle seda. See on väga ropp. No ütleme, mis on kaput. Ma ei tea isegi, mis keeles see on, aga ma ei tea, kas see ka ilusti on öeldud.
ja ehk siis teate, 8 on veel see üks jama värk, mis ma olen nüüd mitu korda juba video alguses rääkinud, on see, et nagu tahaks kontrollida, siis miks niimoodi tehta, nagu mina tahan. 7 kohta jäi veel ütlemata üks asi, mul on 3-7, vaata ka 7 on see, et sa tahad, et kõik oleksid sama kiired kui sina, tegutseksid kiiresti ja kui nad ei tegutse, siis on oi, kurjaks lähed, tõstad häält võib-olla isegi. Mina olen kunagi häält tõstnud, aga teate, selle ma õppisin hästi kähku ära, Karmo ikka panid täiega vastu pükse kohe selle peale. Võt. Nii, siis 8 on see lugu. Sa pead õppima delegeerima, sa ei tohi teha kõike üksi, aga kellel on 8 ja veel rohkem, kes kipuvad kõik asi ise tegema, sest neil on kogu aeg tunne, et teised ei oska või teised ei tee seda nii hästi. Ja suhetes, kellel on 4 ja 8 palju, siis nad võivad olla suhteliselt armukadedad või suhteliselt kontrollivad oma lähedaste suhtes, laste suhtes, elukaaslaste suhtes, üldse töökaaslaste suhtes. Ja kogu aeg käib nagu tagakuklas selline nagu kontrolli vajadus. Kui nüüd, kui te kuulete, et memm köhib siin kogu aeg, ta on mu peale täiega vihane. Näete, mis meil siin toimub, jah? Sest ta näeb kodu ja ta tahab koju minna ja mina jutustan teiega. Teistel on chill. Nii, et lõpetage kontrollimine, usaldage elu ja tegutsege on 8 selline moto. Ja samas see, et palun hoidke vaimne ja materiaalne tasakaalus. Võt, pange tähele kohe neid inimesi, kes teie ümber on, kellel on 4 ja 8 palju, kes on ühest äärmusest teise. Teate, mis mulle on ka öelnud? Ma olen olnud tegelikult ärinaine. Ma ikkagi ütleks, et ärinaine. Siis kui ma koristusfirmaga tegelesin ja ma sain aru, et ma läks täiega mööda. Võt, siis ma läksingi sinna, et vaata, mida rohkem objekte, mida rohkem koristajaid, seda kihtim on ja siis saab raha, aga teate, maksud läksid nii kõrgeks, et siis jõudsin pankrotini. Aga mis universum sellega ütles? Ütles seda, et kuule, muid sa pead täiega vales suunas. Ma ei saanud sellest siis üldse aru, üldsegi ei saanud aru, täitsa lõpp lihtsalt, kui huvitav on see universum. Ta täpselt ütleb sulle ära, ei isegi mõtlema. Nii, 9 lähme siis niimoodi sinna kanti. Et kodu praegu paistab, vaatan kodu poole, räigelt tahaks koju. Lissu tahab koju. Teised ei taha üldse kuhugi. Vaatavad, et jänese papulaid oleks rohkem. No võt, siis 9 on see värk, et teil on 2 varianti. Kas te kipute olema väga vaimsed või siis väga sõjakad. Teil on see sama enam-vähem, mis on 8, et te peaksite leidma selle tasakaalu. Et mitte lappama minna. Ja samas, mis on siin ka üks hästi oluline asi, on see, et te ei pea kõikide eest vastutama, te ei pea kõikide eest asju ära tegema. Teie sees on teate need 10% igast eelnevast numbrist ja te olete hästi targad inimesed. See, mida te teete, tihtipeale on see, et võtate vastutust teiste inimeste eest, teil on kogu aeg selline tunne, et teised ei saa hakkama, sina ainult teed nende ees kogu aeg ja sa oled tühi kui püksikumm. Mu sarved kasvavad kogu aeg. Nii. Siis see, et võtke vastutus enda eest, vaadake, mida teie tahate. Ja siis ka see lugu lihtsalt tõmbab kogu aeg. Siis see lugu ka, no muidugi, kui te olete neitsid, ehk siis 9. kuul sündinud, siis teiega on veitsa teine jutt, on ju, aga kui teil on nüüd number 9 kuskil seal teistes kohtades edukuse koodis, siis te kipute veel ka hästi palju asju koguma. Ja koguma võib-olla selle jaoks, et igaks juhuks. Noh, kunagi ei tea, vaata. Ja mul on selline üks tuttav inimene, et ma olen käinud tal aitamas juba koristamas mitmetes elukohtades asju ära võtnud, viinud, siis kui ta kolib teise kohta, siis ta saab üsna lühikese aja jooksul jälle selle täis kogutud asju. Ta nagu saab aru, et tal on see probleem, aga ta ikkagi teeb seda. See, kes on 9. kuul sündinud, siis nendel ei ole seda probleemi arvatavasti, nii et jällegi ütlen, info on üleüldine. Kommenteerige kohe siia, kuidas teil sellega on. Kui teil 9 on siin tagapool või teil on siin eespool edukuse koodis, et kuidas teil need trigerdavad? Ma saan ka rohkem informatsiooni. Ja 9 on ka sellised hästi põikpäised inimesed, et nad tihtipeale lihtsalt leljaks nad teevad ära. Neid absoluutselt ei huvita, mida teised arvavad ja ta teeb selle ära. Aga mis 9. veel on see, et olete hästi vaimselt kõrgelt on juba valmis sündidest saadik, te näete, te tunnetate, te kuulete, teil on kõik asjad olemas, ainult kui see oskus on luku, siis järelikult saad liigselt materiaalse poole liikunud, et avage endasse, te saate unenägudes teadmisi, informatsiooni
ja teie tee on tegelikult teisi aidata mitte ennast hävitavalt, vaid lihtsalt see, et te peaksite seda tegema kas mingi tervendamise teel. Jällegi on siin hästi oluline vaimne ja materiaalne tasakaalu. Ärge tehke lihtsalt selleks, et oi, mul hakkas nii kahju. Lihtsalt see, et kuidas on teenuse vastu näiteks, soome keeles on hea ütlemine, orava nahka kaupa. Olen räigelt meeldis, on nii ilusti öeldud. Ja siis teatud asjadel ikka teenused, eks ju. Aga 9-ndatel on ka see lugu, mis on väike miinus on neil, et nad muutuvad hästi uhkeks, et ainult nemad teavad. Mina tean, vaatasin, et Tarsani tunneb, vot mina tean. Ja siis nad on sellised inimesed ka, kes kuulavad teisi hästi tihti, aga neil on ka lõpuks oma arvamus hästi oluline. Ja siis nad solvuvad, kui neid ei kuulata. Ja tihtipeale on see ka, et neid ei kuulatagi. See on jällegi liigne ohverdamine, see, et kui nad kogu aeg arvavad, et nemad on süüd ja nemad peavad aitama ja siis lõpuks kõrvad lontis nagu lähevad ära, et issand, ma kus ma tahaks seda aidata. Ei tea. Vot, 45 minutit teiega metsas, aitäh teile selle eest. Kes jaksis lõpuni kuulata, kommenteerige, kas saite täna jälle midagi uut teada. Ja lihtsalt tegelegem endaga. Mina tegelen kogu aeg. Muidu rigerdavad hästi paljud asjad ikka aeg-ajalt. Et mina ei usu, et me keegi saame siin täiuslikuks. Ma loodan väga. Kui sa oled nüüd täiuslik, et sa üldse miinuses ei ole, ka kirjuta siia. Kutsun sind podcasti, anna ennast üles. Vaadake, kui huvitavalt nägu muutus. Nüüd ma olen varjuseks ja siis on hoopis selline valge. Siis kui ma olin päikse käes, siis nagu punerdas. Nüüd ma täna tahaksin väga teha aias tööd. Sest lumi on mõnusalt sulanud ja ma nüüd ootan, kui pehmeks läheb, siis saaks riisuda. Kes veel aias armastab tööd teha? Mulle väga meeldib. Ma olen selline aiatati. Ja siis ma tahtsin ütelda, mis riisumine tähendab soome keeles. See tähendab riided ära võtta. Minu jaoks oli see kummaline sõna. Vot. Näete, naabrimis on ka üles ärganud. Oho, ei tea, kuhu ta läheb. Mind tegelikult üldse ei huvita, mis naabrimis teeb. Vaatas meie kodu poole praegu, seda ma nägin. Okei, tšau, ma lõpetan, nüüd läheb lolliks see jutt. Jutt läheb lolliks. Ja, ongi rahvast juba, me peame koju minema. Näni, tšau! Aitäh, et püsisid kanalil ja nii pikka aega. Kommenteeri siia.